maanteeratastega. 750 meetrit ujumist, 20 kilomeetrit ratast, 2 ringi on seal, 10 kilomeetrit on 1 ring. Ja siis on 5 kilomeetrit jooksu, mis on ka 2 ringi, et siis 2,5 ringi on 1 ring. Vot. Matemaatika töötab hommikul vara. Mul ei tööta midagi hommikul vara. Kell on 8 ja meil on veel 55 minutit sõita, et kohale jõuda. Täpselt nii. Vot, aga näeme siis võistluskeskuses. Mis arutelu praegu on? Sa tead, mis kell start on või? Ei tea, sest nende lehel on kirjas 15.45 ütlesid enne. 15.30 on seal kirjas ja siis teise lehe peal on kirjas 13.45. Mis vahet see, mis kell start on? No suur vahe on. Tiina vaatab mulle siis. Kristo vanemad on siin. Su vanemad on siin. Kahjuks minu vanemaid ei ole siin. Kristo vanemad on siin. Isa on Värskas, aga ema on, ma ei tea kus kohas. Saaremaal. Kristo vanemaid tegelikult ei ole siin. Seal me oleme kolmekesi. Seal on ilus kirikul torn paistab. Nonii. Start on 15.30. Meil on täpselt 6 tundi stardini. Kuidas tunne on? Tunne on super. Ma ei oska kirjeldadagi, mis tunne mul on. Imeline. Ilm on kuum. Pane raske on käik ennem. Isu. Läheb! Hoia kinni ja lõpus mööda! Ees on palju püüda, mine! Ebasportlased vastaksegi meil siin stardijoonele ja õige pea saavad meil selle ja 5. Kaks minutit esimese naiseni. 2 minutit. Läheb. No juba näed järgi. Läheb, Kristo, läheb. Anderene. Läheb, Anette, läheb. Kannatad ära. Ning kestavad kaua. Läheb, 3. Läheb, Anette, läheb. Läheb, Anette, läheb. Kannata ära, läheb. Hästi, kannata ära! Annette, okse, jah? Ongi tehtud. Esimene triatlon purgis. Aga näod on vist rõõmsad või? Ma ei tea, kas kõrvuni on, aga rõõmus.
ma jään võistlusega enam-vähem rahule. Ujumisega ei jää, aga ujumas oli raske ka selles mõttes, et mehed lasti 3 minutit enne naisi, aga teise poi juures olime meestel juba järel, nii et meestest tuli hakata vahelt üle alt läbi ujuma. Et selles mõttes on naistel ikka keerulisem, et me peame seal sinka-vanka ujuma ja Kristo sai ees ilusa ujumisaja endale teha täna. Minut kiiremini kui eelmine aasta. Ma tegin ka minuti kiiremini, isegi rohkem, aga aeg oli ikkagi nigel. Et ma ei teagi, mille taha asi jääb, kas asi on selles, et kalipso häirib äkki, sest käelihased on suureks läinud. Peab harjutama selle kalipsoga ujumist veel, et seda kalipsoga ujumist, et aga rattas sain jälle üksi sõita. Sama mina ka sõitsin üksi. Sellest on nii kahju, et tahaks täiega, et kui on ikka grupisõiduvõistlus, siis võiks ikka nagu grupis ka sõita, aga naisi on nii vähe ja tugevaid rattanaisi ka väga palju ei ole. Ja need, kellega oleks koos võinud sõita, need ujusid minust kahjuks üle 2 minuti kiiremini. Nendega ma kahjuks punti ei saanud, et nemad said koos sõita. Aga ma jäin rattaga rahule, sest et aeg oli nendega põhimõtteliselt sama. Ja jooksus teisele kohale jõudsin natuke lähemale, üle minuti tegin tagasi, aga vahe oli ikkagi liiga suur sees ujumises, et tuli üldi 3. koht, vanuseklassi esimene. Aga jah, asi läheb paremaks, sest et duatlanil oli mul seis ikka väga halb, aga see oli ka ilmselt sellest, et ferritiin veres oli mul 3,5 ja väsimus oli ikka ränk. Et nüüd, kui ma rauatablette söön, siis tegelikult läheb paremaks asi. Väsimus kaob juba. Norm on tegelikult üle 10. Jah, neid norm võib olla kuni 150-ni, aga mul on 3,5, et sellega nagu väga palju ära ei tee, et see tuleb ikka kõrgemaks saada. Aga eks näis nüüd äkki nädala pärast tuleb uus vereanalüüs teha ja vaadata, kuidas seis on, et ja siis saab edasi mõelda, et kaugel meil see esimene poolpikk Ironman on. See on ju ainult kiiviviske kaugus on. Kuu aega, vähem isegi. 5 nädalat, ei. Vähem. Ei, kuu aega, jah, täpselt kuu aega. Täpselt kuu aega. Kuu aega. Aga sa võid ka enda võistlusest paar sõna rääkida siis. No... Aga ainult paar sõna. Ujusin hästi, jäin rahule, ujusin minuti kiiremini kui eelmine aasta. Arvasin küll poole maa peal, et teised on juba ammu veest väljas, et ma tulen kuskil seal pundi lõpus, aga siis kui ma nagu kohale jõudsin, siis ma olin äkki mingi, ma ei tea, 10-11 äkki või siis äkki läksin ratta peale, tundsin, jumala hea hooga on ja tundub, et tuleb vajutada tänane. Ja siis läksin vedama, pundis seal olime. Panin lihtsalt ja inimesed jäid maha. Öeldi küll mulle, et võtta rahulikumalt, aga mul oli hoog nii hea. Siis jooks, mõtlesin, et täitsa pekkis. Nii hea tunne on? Et ei, mitte seda. Ma lihtsalt mõtlesin, et kui 4.30 jooksan, et siis on nagu super, et siis võib nagu võistluse nagu korda lugeda. Aga siis... Mis asja 4.30? Jaa, ma mõtlesin, et raske on äkki joosta pärast seda rasket ratast, et üksi panin terve aegna. Aga siis vaatasin kella peale esimest kilomeetrit 3.40. Vaatasin juba, hiljem juba hakkab juba vaikselt allapoole, juba 3.38 näitab seal juba ja siis... Asi oli tossus. Ma arvan, et asi oli tossus, jah. Hokatoss on ikkagi maailma parim. Et... Prooviga hokat. Hokat. Siis oligi tunne nagu mega super ja siis aeg oli ka, tuli nagu tund 2, et 30 sekki, et võib nagu täitsa rahule jääda. Krista oli siis üldi 7. vanus
6. Aga tema vanuseklass on üks kõige võimsamaid siin meil. Et väga palju tugevaid konkurente on. Need ongi need kõik esimesed seal. Jah, kes ujuvad siis 9.45 ja mina ujusin täna siis 11.45. Et noh, arenguruumi on veel. Arenguruumi on. Aga tegelikult oli väga tore päev. Õnneks ei olnud enam väga palju päikest ka, et ta läks ära, jah. Päike kadus meie vistluse ajaks suhteliselt ära, aga lämb oli ikka, et aga vähemalt päikest ei olnud nii ränka. Ei soendanud nagu niimoodi hullult, ei kütnud. Vot, aga näeme siis juba nädala pärast ilmselt järgmisel võistlusel. Valgjärve. Nice. Tšau!